Kui 3 kuud tagasi kuulutati võimalusest muuta oma elu alatiseks, saabus kirju enam kui 500. Need olid kirjad täis valu ja pihtimusi, ebakindlust ja madalat enesehinnangut. Oli neid, kelle jaoks oli järjekordne reality show võimalus luksuslikuks seikluseks. Kuid rohkem veel neid, kelle kirjas sisaldus appi. Kõik aga aidata ei saa. Välja valiti 6 inimest, kes said võimaluse muutuda mitte kellekski teiseks, vaid läbi muutumiste leida iseni. Tänases saates on teie ees 2 naist, meie kangelannad, kes on pidanud paljust loobuma, kuid võitnud veel rohkem. See, mida te täna näete, on Eesti telemaastikul midagi täiesti ainulaadset. Erimeeskonna töö tulemusena on 2 meie tänase saate osalejat valmis teile ütlema, et nad on saavutanud sellise välimuse, millest nad on unistanud kogu oma elu. Oli pakkasene jaanuaripäev, kui TV3 kohvikusse kogunes kenake hulk rahvast. Nad tulid saate julge muutuda esimesse eelvooru. Siis saadi aimu, mis see ees ootab. Häbenemiseks ja kõhklemiseks polnud mahti. Kohe läks karmiks südame puistamiseks. Üks põhjus, miks ma siia tulin, on mul rasked silmad. Need igati väga päikseprille ma nagu pole mitu aastat kasutanud, sest kui ma teen korra nii, siis ongi asju otsustatud. Olen küllaltki kompleksides inimene ja põen sellepärast, et rinnad võiksid ka suuremad olla. Kuna alati, kui lähed kuskile välja ja kanda dekolteega bluusi, siis sa pead alati sinna rinnahoidja sisse peitma paar keelpotja, et näha natuke seksikam välja. Kui nii võtta, siis on kõigil meie saates osalejatel midagi ühist. Tervis on neil enam-vähem korras, valusid ei kurda, elu läheb nagu läheb, ainult et rõõmu ja rahulolu on vähevõitu. Ja ükskõik kui palju me ei räägiks ka sisemise ilu väärtustest, tõeline õnn peitub ikkagi sisemise ja välimise ilu kooskõlas. Ja miks siis mitte ennast lõpuks ometi usaldada tohtrite kätte ja teha lõpuks oma unistused teoks ja muutuda enesekindlaks ja esinduslikuks. 55-aastane Liia asus 6 kuud tagasi elama Tallinna. Hariduselt on ta agronoom, kuid pea terve elu töötanud kaubanduses. Liia kirjutas meile. Kaua aega kogusin raha ilulõikuse jaoks, aga ikka tuli midagi vahele. Tulid jõulud, raha kulus lastekinkidele ja kõik algas otsast peale. Uus raha kogumine, uued unistused ilusamast ja siledamast väljanägemisest. Liia pole kunagi osanud enda jaoks aega võtta. Isegi Tallinnas elatud aja jooksul pole ta näiteks Kadriorgu jõudnud ja aeg-ajalt võib ta oma uues kodulinnas ära eksida. Viimased 12 aastat on Liia kasvatanud oma 3 toredat poega üksinda, kuid mehega telle vedanud ja kedagi teist oma kõrvale pole ka tahtnud. Ma ütleme otseselt, mees lihtsalt ekspressiooniks. Ta oli agronoom ja muidugi seda liikumisvõimalus nagu oli igal pool ja mina kasutasin kodus lapsi ja ta lihtsalt läks niisuguseks joodikuks, et ta läks lastele kallale ja ma ei talunud seda. Ma ise arvan, et ta on meid päris õigesti kasvatanud, et kui on suured pahandused, oleme paar korda vitse saanud, muidu on ikka hea sõnaga hakkama saanud. Eluraskused on näol oma pitseri vajutanud. Ülemised silmalaud lausa piiravad vaate välja. Nii et õhtul telekat vaadates vajusid silmad raskuse all justkui iseenesest kinni ja hambaid pole ollagi. Peale kõige muu on ta olnud 30 aastat kirglik suitsetaja. Pakk päevas. Edasi on meil number 7 Liia Valgma, 56-aastane naine Tallinnast. Käehoidjad mul on kodus palju. Mitte keegi ei ole öelnud, ärge võtta, ära võtta osa. Mitte keegi. Mis hammaste puhul kõige rohkem erib? Ma olen ise süüdi. Vot siin mul on, ma võtan mütsi vastu peast ära hambaarstide ees. Kui ma olen hästi spordi teinud tüdruk, me mängisime võrkpalli ja mina olin pudeli avaja. Ja siis, kui lapsed hakkasid sündima, siis mul ei olegi, mul on need üleval kui all, mul on 8 hammast ainult suust, näete. Pilt on, kui seda panoraami teha, siis minu meelest tasuks see panoraam nagu ühtlaseks üldse teha, eks ju. Et siin ei ole päästa, aga niisugust asja midagi ei ole ja selles ma olen ise süüdi. Muidu teistes ma leian, et ma olen normaalselt elan, aga hammastega ma olen ja ise endale liiga teinud. Kui see ma tele saatus, ma olen toetanud seda. Südames on alati tahtnud silmaludega saanud korda, nüüd ta seda saab.
siin vist oli selline kiiresti võimalik teha head muutused ja päris hea efekt. Väga kiiresti. Paranemine võib olla, mitte nii korralik. Analüüsid peab ka vaatama. Liia teeb oma igapäevast tööd Tondi Selveris. Tema hooldada on salatiletid. Ta tunnistas, et edaspidises elus tahaks ta ise endaga sõber olla. See õnnestuks, kui ära vajunud nägu veidi siledamaks saada. Ja ta võiks oma näol ja hinges särava naeratusega nakatada ka teisi. Üsna ootamatult keset tööpäeva saab Liia kõne saate psühholoogilt, Toomas Põllult. Ja tean väga hästi. Oota, öelge veel. Ma ei tea. Ma ei oska midagi öelda. Ma olen õnnelik. Arstid on hoolega kaalunud, mida annaks Liia muutumise heaks teha. Liiale tehakse näo ringlõikus, täitesüstid, uued hambaproteesid, üla- ja alalaugude korrektsioon. Lea on 31-aastane noor naine, kel selja taga 2 abielu. Praegu on ta kodune. Kui päris aus olla, siis otsib ta tegelikult tööd. Siis on sul raske, kui sul ikka natukene jääb nagu välimuses vajaka, et kui sa lähed ikka matkabüroosse või reisibüroosse siis vestlusele ja see on ju loomulik, et kui sa inimesega vestled, sa vaatad talle silma ja sul suu pidevalt liigub peas ja kui ta ikka näeb, et seal ei ole nii esinduslikku välimust, et sa võiksid seal leti taga nüüd neid välismaalasi või kliente teenindada, siis ta vaatab sulle pealaest alalrast otsa, ütleb, ma pole väga teie ei sobi. Ja kui küsid, et milles probleem, siis öeldakse kohe otsa sulle ära, et välimus pole vastav. On otse niimoodi öeldud? On öeldud. Ma ei hakka muidugi seda reisibüroo nime mainima, aga on 2 korda niimoodi otse öeldud. Leal on 2 last ja peaaegu alalõpmata komandeeringus viibiv elukaaslane. Ja kuigi Uno viibib juba mitmendat nädalat kaugel tööl, hoiab temagi Leale pöialt, et saaks teoksta kõige suuremad unistused. Lausa 2 pöialt hoiab aga Fredi Markus, et emme oleks õnnelik ja naerataks rohkem. Minu emme on hea. Minu on siis kui ma tee midagi, see on pahasti midagi. Ja kui ma ei õpi vahepeal, see teeb kuri häält. Kui ma õpin, siis ta on rõõmus. Ja siis ma pean talle näitama ka, kui ma olen ära õppinud. Lea õde aga tunnistab, et Lea pole oma välimusega kunagi rahul olnud. Kui ta käis koolis, tal olid hamba kujud ja need olid juba nõrgad ja ta sellepärast kurtis alati, et teised narrivad ja kõik mõjub ju see talle. Ja muidugi tal on tugevad prillid, mis tal on hästi, silma nägemine on nõrk, ütleme nii kaugele ta ei näe. Ja siis on ka sellega probleeme olnud alati nende prillide kandmisega lapsest saadik. Nii saadabki Lea mööda oma päevi koduselt, aeg-ajalt tööd otsides ja tegeledes oma hobiga. Tahtsin näidata teile oma kogu, tähendab ühte osa kogust. Siis tegelikult on mul neid ikka päris mitu kohvrit, aga võtame selle kõige ilusamad letti. Need on kilekotid. Ja kõige armsam kilekott nendest, või ütleme siis paberkotid ja kilekotid, ütleme. Kõige armsam on minu jaoks see kott. Kuna ma töötasin seal ja sellega on seoses mul väga head mälestused, et veel üks hästi armas kott. Selle tõi mulle mees. Ja mulle ta väga meeldib, sellepärast, et ta on selline ilus roheline ja selline. Ja siis on kott, mille ma olen ainukesena ise ostnud. Spetsiaalselt sellepärast, et ta on ilus ja roosa. Ja väga ilusa pildiga. See oli nagu... Spetsiaalselt astusin sellepärast poodi sisse, et ma nägin seda seal ja ma kohe ekstra ostsin. Et see oli nagu ainuke kott, millest ma olen raha välja käinud. Nagu me kõik, nii on ka Lea palju unistanud. Kõige suurema unistuse teostamiseks astus ta julge sammu ja kirjutas meile oma soovist saates osaleda. Number 2, lähme edasi. Lea Paju. 31-aastane naine Tallinnast. Mul olid rinnad, silmad, hambad. Ja. Hammaste kohta on väga suur töö. Suur töö on hambad, jah. Põhimõtteliselt on võimalik muidugi teha, aga ei ole nagu meie seisukohalt ei ole nagu ideaalne. Et see jääks tegelikult praegu sisse. Väga hea. Tahaks, et mul oleksid suuremad rinnad. Tahaks ilusat naeratust.
ja et ma ei peaks kandma prille. Ma olen küll püüdnud, et ma kannan läätsesid ja niimoodi, aga minu jaoks on see väga tüütu protseduur, neid silma panna, ära võtta ja mõni hommiku ärkal väga rahul endaga, isegi siis, kui naeratad, mõtled, et mis siis, et hambaid ei ole ikka lõbus. Aga mõnikord on ka väga siuksed kurvad vaatepildid, sealt vaatavad peeglist vastu, et ei taha nagu pärast selline olla, et tahaks olla naeratus on põhiline. Ükskord elus küll, 10 aastat tagasi ma käisin see oli Järvel, oli üks kliinik, kus tehti ka siin rindade suurendamist ja ma käisin seal siis vastuvõtul ja soovisin siis juba rindu suurendada. Aga kuna see oli minu jaoks nii kallis, siis ma ei saanud seda teha ja praegu on 70A. Ja kui ta 2 numbrit oleks suurem, oleks väga rahul. Et saatesse saada peab tervis olema korras. Seepärast viib tee vereproovi ukse taha. Ja seal saab Leagi kõne Toomas Põllult, kes ütleb, et just teda on valitud saatesse. Yes! Palju õnne. Leale tehakse meie saate jooksul rindade plastika. Talle süstitakse täitainet huultesse ja näokortsudesse. Ta saab 12 portselanist hambakrooni. Talle planeeritakse silmalaseroperatsioon. Lea käib jõusaalis ja talle pannakse juuste pikendused. Esimese muutumise kuu veedavad kõik saates osalejad Pärnus. Nad elavad taastusravikeskuses Sõprus ja sanatooriumis Tervis. Liia hakkab elama väikeses mõnusas puumajas. Selles samas, kus ühel suvel puhkas Soome president Tarja Halonen. Liia, see on siis Sõpruse tuusik ilmselt. No, tässä on suvine pilt. Ja dieedile pannakse meid. No jäi. Kui oleks hambaid küll sööks. See on nii armas, see on nii uskumatu, aga ometi see on tõeline, et ma olen siin. Elu esimene puhkus. Katsume sellele viinamarjale selle ühe hambaga pihta saada. Pooleks ta läks, aga ega ta katki ei lähe. Kus on see kunstimeel, et ta siia tagasi panna nii südamlikult, kui teine oli. Esialgu peab Liia läbima üldkontrolli. Oi. Nii, 64. Väga kaunis. Ja nüüd meil oleks ära vaja mõõta veel keha rasvasisaldus. Teie üldised andmed on väga head. Teie kaal, pikkus, kehamassi indeks ja rasvaprotsent on ideaalsed, samuti ka vöö ümbermõõt. Kuna nüüd on plaanis natukene uuendada teie välimust, siis esialgu on nii-öelda turgutusprogramm sanatooriumis, kus te toitute tervislikult, teete mõõdukalt treeningut ja siis need kirurgilised protseduurid algavadki. Iga päev on nüüd Liia Lass ja Pärnu terviseparadiisi jõusaali, ujulasse või aeroobikatrenni. Kõigepealt on mul selline küsimus, et millist trenni sa oled varem teinud, sa oled heas vormis? Nüüd pikemalt 15-20 ei ole nagu midagi teinud, aga enne ma olen teinud kõike, aeroobikad muidugi rohkem. Hingamine on hästi oluline, et kui sa pingutad, siis sa hingad välja ja tagasi tulles hingad sa sisse. Liia kiituseks pean ma ütlema seda, et Liia on oma hea kohta väga heas füüsilises vormis. Täiesti noore inimese keha, ei hakka tema vanust siin kohal nimetama, aga see on super vorm. Ja Liia kasutab jõusaali 2 korda nädalas. Liia enda erisoov oli siis see, et rohkem treeningut tuharalihastele, seljalihastele, mis on ka üsna normaalne, et need on sellised suured kerelihased ja neid on üsna raske vormis hoida. Kuule, ma helistan sulle nüüd, kus ma olen. Ma olen siis Sõpruse hotellis. Ostuhotel muidugi ilus ja puuviljakandik. Seda muidugi vajasin kohe ümber, korjasin siis õuest kõik kokku. Ja nüüd ma siin olen. Tuba on mul siin üksik, soe, armas,
rõdu peal käin väljas, pesemisvõimalused on ja esmaspäeval siis Tiina Park paneb mulle esmaspäeval silmaarsti juurde numbri ja ma käin silmaden korda ja siis ma pean hakkama sööma mett, sidrunit ja vitamiine. Kõik see nädal ennem, kui midagi minuga toimub. Ja pea hästi terve olema ja ei tohi külmutada. Pärast pausi näete juba esimesi operatsioone ja protseduure, mida Liiale ja Leale tehakse. Meie saatesarjas osalevad 5 naist ja 1 mees. Kõige noorem osavõtja on 21-aastane ja kõige vanem on 55-aastane. Nemad otsustasid mitte leppida sellega, mida loodus on neile andnud ja pöördusid spetsialistide poole, et oma välimust muuta. Aga aeg ei oota ja muutustega tuleb alustada kohe. Lea ootab juba Tallinna sees esimene katsumus, enne veel endokrinoloogi vastuvõtt. Arvestades nüüd neid sinu tulemusi, kehakaalu ja pikkust, kõik on kena, et sa oled füüsiliselt oled väga heas vormis. Samuti on korras ka sinu vereanalüüsid. See tähendab seda, et nendeks vajalikeks protseduurideks, mis on sinu muutumisel vajalikud, ei ole mingeid vastunäitustusi. Käisin diskole ja nagu alati kõik panevad endale liibuvad särgid selga, mina siis panin ka ja panin endale siis push-up rinnahoidja ja sinna sisse keelpadjad, et nagu natukenegi midagi paistaks. Tantsin seal, vehin käte jalgadega ja aga ma ei pane üldse tähelegi, et need keelpadjad olid sealt rinnahoidja vahel see kõhu peale tulnud niimoodi ja siis ma paistsin ikka päris koomiline välja ja siis üks poist tuli mulle ütlema, tüdruk, sul on 4 tissi. Et see oli nagu päris koomiline, et see oli nagu selline, siis ma julgen tükk aega kuskile minna ja neid keelpatju kasutada. Suurest vihast viskasin isegi prügikasti ära, et see nüüd kasutan ainult push-up rinnahoidjaid. Ma enam seda keelpatju sinna ei pane. Leale tehakse meie saate jooksul rindade plastika. Talle süstitakse täitainet huultesse ja näokortsidesse. Ta saab 12 portselanist hambakrooni. Talle planeeritakse silmalasera operatsioon. Tulite siis täna operatsioonile? Rinna suurendamisoperatsioonile. Täpselt nii. Hästi, hakkame siis teid vaatama. Uksega kinni. Teil seisab ees täna niisugune tähtis päev ja toimub operatsioon nagu kokkulepitult, et rindade endoproteesimine. Te olete kindlasti küllalt palju informeeritud sellest igalt poolt internetist ja teistest allikatest, et mida see operatsioon endast kujutab. Ja teil on kindlasti omad ootused ja lootused selles suhtes. Kas te oskate mulle öelda, et miks teil neid rinnaproteese siis vaja on? Sellepärast, et nad on eluaeg nii väiksed mul olnud. Et seal ei olegi nagu midagi rinnahoidja sisse panna, et alati peab nagu push-up rinnahoidjaid või siis neid keelpatju kasutama, mis tahavad ära kaduda kogu aeg sealt rinnahoidja seest ja tekitavad ebameeldivaid olukordi. Mul on vaja siis elementaarsed märkjoonet panna, tähendab keskjoon. Siin on see kägi lohk ja see on siis rinnaku keskpunkt. Need on tähtsad punktid. Siis siin on klaviikul ehk roundluu. Roundluu ja keskjoonest tuleb otse joon alla läbi nibud. Siin on minul üks tähtis punkt, kui ma panen seda proteesi. Niimoodi, jah. Ja siit ka tähendab proteesi ulatuse. Need on tähtsad kohad. Ülevalt poolt teeme tasku umbes sellele kõrgusele ja nüüd tõstame veel kord käed pea peale ja siit me näeme siis selle joone ka ära, et kui kaugel ma tohin seda proteesi taskut teha. Liia häbeneb hirmsasti oma hambutud suud. Ütleb, et on sinna matnud tohutult raha, aga abi pole ikka olnud. Ei tea, kas saabki korda. Kui siin me räägime muutumisest, siis sellist mõttega külje pealt vaadata ka siin. Mis sa teed selle? No aga ainult ära ja totta. See viita näo sisse kõik? Ei, no aga vaata, kui patsient püsti on ja vaatata fotot ja rääkimist, sest need esimesed on täiesti, kõik on front on ees, nad on juba ette nii palju tulnud ära. Ega siin näeb, missugune diasteem on ette tekkinud ka. Selle tõttu kõik on lehvikuse laiali läinud. Ja. Et siin, ja need on välja veninud ka, elu on keerunud, näe tuul ei kata enam. See on mu elu ju. Ma saan ilusti naerda ja mul oli vahepeal ei olnud üldse proteesiga, ma ei saanud süüa ka. Patsienti häirib hirmsal koledal kombel tegelikult, et need lambad on alla vajunud, et nendel on vahed vahele tekkinud.
hammastele, see häirib väga ja kui nüüd saab need ära võetud, need hambad, esihambad ja teha korralik ilus protees, kus hambad on kõrvuti ja natukene tagapool ja ei ole nii esile tükkivad, ma arvan, et inimene saab oma rahu juba selles osas tagasi. No igal juhul tänan, et kui midagi võimalik teha. Lea elus avanevad täna unistuste ilma väravad. Need on operatsioonibloki uksed. Ta siseneb siia naisena, kellel on peaaegu olematud rinnad. Mõõt 70A ja väljub sealt juba vaata et tissimissina. Igal juhul peab ta valima rinnahoidjad suuruses 70C. Täna olete kenasti sünnita ju. Jaa, põnev on. Täitsa põnev. Mis tulema hakkab, jah? No kindlasti ma tean, mis seal tulema hakkab, aga lihtsalt põnevust täis või siuke ärevust täis. Kindlasti see moment, kui ma need silmad lahti teen ja näen tulemust, siis ma kindlasti hästi õnnelik. Selge, süda paha ei ole, ja olla. No, mul ei olegi ka narkoosi süda paha kunagi. Pool tundi on nüüd lõikusest möödas. Juba? See tubli. Mis kell on? Kell on meil 11 läbi 5 minutit. Magasin nii kaua. Kuidas kaua? Või minutitki kauem kui vaja. On nii? Uni on meil. No väga hea. Ei ole keelatud magada. Tänapäeva meditsiinis haiglas liiga kaua ei hoita. Lea lähebki Pärnusse kosuma. Teie tuba asub 3. korrusel. Siin on võtid ja lift on trepi taga. Siin teisel pool kaardi peal on söömiskellaajad ja sööklased meil siin nurga taga. Pärnust peab Lea olema esialgu rahulikult, sest tema rinnad on ootamatult valusad. Elu näebki kulgevat rahulikult, kuid ootamatused leiavad meie muutujaid üles siitki. Esimene ehmatus saabub kaunil talvepäeval moekuru Aarne Niidu näol. Niimoodi lähme kapi kallale. Oudust, mis siin meil on? Siin on mingi kole punane suusakampsun ja oi. See on üks suvekleidikene, aga... See on hea kodukittel. See on su kodukittel, aga kunagi ta oli suvekleid. Ja sai isegi tänava pool käidud. No vot, seda ma arvan ka, aga selle me võime ära unustada. See on midagi tõstati üle, siit tuleb midagi etnilist meil välja. No ütleme, see on väga sünge teie jaoks. Ja, need koledad Afrika värvid, need ei disko blues. Disko saab palget kandma. Ja seelik, see on midagi tütarlapselikku nüüd küll, aga ma ei saa sellest värvivalikust aru. See on väga masendav. Täitsa selline tunne, nagu teil oleks elu suurt tragööd ja teil tahate seda rõhuta jälle, see on brünetinaise värv, see on vana brünetinaise värv, seda ka kindlasti ärge selga vange, kollane jälle, see on noore brünetinaise värv, et see ei ole ka teie variant, ütleme niimoodi, et teatud kontekstis ta võiks, ütleme selliseks tõesti pigem kodukleidiks sobida, aga sellele me täna ei keskendu. Kõik see, mis siin on, paar natukene värvi ka, aga ütleme jälle, tähendab, siin ei ole blondi värve, ma ei näe ühtegi blondi värvi. Ma ei tea, kas te tahate blondina jätkata oma elu, aga ütleme niimoodi sellised asjad, ütleme võib-olla isegi, ma ütleks, et see on rõõmus, aga võib-olla see vast ei oleks, ütleme, kõige parem valik ja ütleme nii päris hea kohane teile. See, kui ta neid riideid loopis, siis see oli küll šokeeriv, et ükski asi siia ei sobi ja see ei sobi ja tollega ei või käia ja muidugi, aga see oli positiivne, et ta ütles, mis värvid mulle sobivad, millest mul polnud õrna aimugi jätta. Üllatused aga alles algavad. Järgmisel päeval on kohal 2 atsakat daami, kotid kingi täis.
Nad teatavad veendunult, et tõelised daamid peavad oskama kõrge kontsaga käia. Lõpukaalal, kus valitakse parim muutuja, tuleb osata kaunilt kõndida ka kõrgetel kingadel. Ja tikkkontsadel kõndimine ongi parajalt keeruline kunst. On ju naisi, kes pole elus kõrge kontsaga kingi jalga saanudki. Sul on nii ilus uus püst. On. Aga see nagu eriti ei sega sind. Sa tunned ennast nagu üsna rinnakalt. Üsna rinnakalt tunned. Aga ma olen nagu tähele pannud, et hästi paljudel siiski nagu, ma ei tea, see raskus muutub ja tõmbab nagu siia ette. Sul ei ole sellist tunnet, et peaks nagu natukene tahapool? No, veits imelik on jah, et ta ei ole just päris see, et harjumata. Nagu vanast, jah. Ei ole nii suurt olnud kunagi. Jah, aga samas sa näed tegelikult ilus välja, natukene mõtle selle peale ja pole nagu küll minu meelest sinu poolest põhjust nüüd hakata niimoodi hullusti ennast ebamugavalt tundma. Kasvame! Ilusad, pikad, peeniksed tüdrukud. Ja, ma kuulen sind. Tere, Musi! Ma olen nüüd Pärnus siin tervisesanatooriumis ja tunnen ennast väga hästi ja päike ilus paistab ja täitsa lahe on. On? Jah. No olen juba hoopis ka toibunud ja nüüd ei ole enam üldse nii all, et täitsa ilusad suured tissid on ja puha ja ma usun, et nad sulle täitsa meeldivad. No siis meeldivad mulle ka. No ma loodan. Musi, ma tunnen sinust puudust. Mina sinust ka. Ma loodan, et varsti näeme, sest sa näed ilusat uut naist. No ma loodan ka. Ole siis tubli. Ole sinagi. No, Musi. Pea veel vastu. No, tšau. Okei, tšau. No nii, Liiak, teeme nüüd sinu kapi ukse lahti ja vaatame, mis siin on. Ole hea. Näita. Okei, anna mu kätte. Ühesõnaga, jah, tähendab, on näha, et on kõvasti sporti tehtud. Aga ma jätaks selle stiili, ma ei tapaks seda stiili ära, aga ma muudaks seda pehmemaks, eakohasemaks. Ütleme, et need asjad ei tunduks naeruväärsena. Paneme need kõrvale, teeme niimoodi, aga jätame meelde, vaatame edasi, mis sealt tuleb. Jaa, no ütleme niimoodi, et ma kommenteeriks seda nimi, see sobiks Westerni filmi, selline komplekt paremini kui meie oludesse ja no ütleme, mul on siin kahtlusi ka lõike osas, ütleme, et see siluett, et milleks peita sellist figuuri, ma ei tea, et viskame selle ka ära, teeme niimoodi. Nii, mis sealt siis nüüd tuleb meil veel, vaatame, ahaa, siin on selline tume väike kleit, ütleme, et pole paha väikese suvise sellise kokteili jaoks, et jätame selle, ärme seda on kolliunnikusse, jätame selle siia peale, et vaatame, mis sealt tuleb siis meil veel. Mõtleme selle. Jah, no ütleme, see on väga põnev asjakene, ütleme, noh, seksikas ütleme isegi niimoodi. Seelikud ka. Ja seelikud ka. Nii, vaatame. See on lemmik, jah. Oi, kui suur see on, asane õlmik, ja. No, ütleme niimoodi, et natuke lihtsalt väsinud ja kulunud värvid, te peaksite need ära unustama. Ma jään rõõmu tuua endale ja teistele ka, et see on kõik keeletume, no see on, noh, ütleme, ma ei tea, et ütleme, see on ikka päris kohe vanaema kangas, et noh, ma ei tea, et paneme selle sinna kolliunnikusse, jah. Nüüd ma annan teile paar näpunäidet uueks eluks. Ma soovitaks värve, unustada ära need valdavad elegantsed värvid, ma soovitaks teile intensiivsemaid toone, julgemat lõiget. Tähendab, figuur on teil tipp-topp, tähendab, sinna peale võib ükskõik mida panna, nii et mitte jääda sellistesse konservatiivsetesse lahendustesse. Muidugi Arne Niidi nimi on ju tuntud. Ta on oma nime endal teinud ja et ta meil riided ära viskas, ka loomulik. Nad on ju ajast ja aega ja minul muidugi ta ütles, et värvivalik on absoluutselt vale, mina olen mustvalge. Aga midagi rõõmsa värvilist soovitas. Jah,
ei, minul ei olnud selle riiete loppimise vastu midagi. Kiire poiss, hea vaadata. Mõne minuti pärast kuulete sellest, millised ettearvamatud takistused võivad tulla hästi planeeritud muutumisprogrammi. Ja alt peab mitte niivõrd tervis, kui just enda mööda laskmisel. Julge muutuda. Peeglike seina peal. Ma arvan, et meil kõigil on hetki, mille taha peegli poole üldse mitte vaadatagi. Samas tahaks oma iluga midagi ette võtta, aga ei oska ja ei julge ka. Hea küll, lähed ilulõikusele, aga seda klatši ja hullutamist. Mõtled, ronid vabatahtlikult noa alla, mille nimel, ilu nimel. Aga ega ilupatta ei panda. Aga ajad õnneks muutuvad ja meie koos nendega. See, mis meile veel eile tundus kuidagi kohatu ja kergemeelne, on täna juba täiesti igapäevane asi. Ühel heal päeval märkame enda ümber ka teistsugused inimesi, suhtume neisse hästi ja ausalt öeldes isegi mõtleme. Leale on palju protseduure vaja teha. Kõige rohkem kartis ta Vita kliinikas tehtavaid täitaine süstimisi huultesse ja näopiirkonda. Ta oli kuulnud, et see on kole valus. Kuid pilt, milliseid huuli tahad, on silme ees ja eesmärk pühendab abinõu. Süst on valus, hästi valus. See on kõige tundlikum osa. Oled nõus kannatama ilu pärast? Ilu nõuab ohvreid, ma kannatan selle ära, ma olen nõus. Siis teeme ära. Nüüd ei näe ära. Nädalku kädi. Nüüd on natukene jälle. See ei olnud üldse olus. Väga paljudel inimestel on kitsas ülahuul. Ja seda saab korrigeerida väga lihtsalt täitesüstiga. Ja taas protseduuri Lea talus väga vapralt, ühtegi pisarat ei tulnudki. Tasapisi hakkab selguma, kuidas uues elus enda rõivaid kujundada. Nõuanded tulevad bastionist. Sina oled meil niisuguse kauni figuuriga üldiselt, nii et sina pead rõivastamisel üldiselt, võid lubada kõike omale selga. Ainuke asi muidugi, millele sa võtsid tähelepanu pöörata, et sul on veidikene kitsas puus. Nii. Ja et seda nüüd pigem mitte rõhutada, vaid ütleme varjata. Näiteks võtame siit selle lõbusa sellise suvise komplekti. Näiteks see oleks suurepärane sulle selga. Ja ütleme nüüd laienev seelik. See kenasti sobib sulle. Värvi on siin piisavalt, ma arvan, mingi kena ehe veel kaela ja täiesti suurepärane pidulikuks puhuks suvel. Midagi lõbusat, midagi sellist lõbusat pakkuda. Siia võid peale siduda vööle mingi valge šleifikese, mis on praegu moes. Jälle siia, ka selle komplekti juurde on lubatud täiesti kas mingid sandaalitüüpi kingad, samas võid ka mingid konsakinga panna. Täiesti jälle selline komplekt, mis kõlbab suveõhtutel pidulikumal puhul ja samas ka igapäevaselt, et siia paned nüüd juurde mingisuguse naturaalvalge topikese ja jälle mõnus kanda. Ühel päeval aga selgub tõsiasi, et Liiat ei saagi opereerida. Doktor Merle Sellend on resoluutne. Veri on kehv ja ei hüübi, riskid on liiga suured. Kõigele lisaks on Liia olnud aastaid kirglik suitsetaja ja tasapisi selgub ka tegelik põhjus. Nagu sageli tahtis Liia ikka kõige paremat, aga välja tuli. Minuga juhtus niisugune ebameeldiv asi. Selles suures shows ja suures õhinas lasin ma oma lapsele tuua C-vitamiini asemele absoluutselt ravimi. Ja ma võtsin seda päev otsa 3 korda päevas, kusjuures veel järgmisel päeval hommikul ka. Ja sellest kindlasti see verevedelus kohe kindlasti, nagu läks vedelaks veri, 54, nagu öeldi mulle. Et mul ei ole eluaeg mitte mingisugust probleemi olnud ei verega millega, aga muidugi keegi ei ole ka mõõtnud, ma ei ole haige olnud ju. Samal ajal, kui Liia ootab Pärnus oma vere hüübimise paranemist, läheb Lea abikalli salongi oma planeeritud juuksepikendusi saama. Ja juuksed on naise ehe, mis sellest, et algselt on need pärit kellegi Aasia pikajuukselise kaunitari peast. Need juuksed töödeldakse keemiliselt. See tähendab seda, et nad enne kõike võetakse nendel juuksel, võetakse pigment välja, sest nagu on teadis asiaatidel on meil tumedad juuksed tumeda pigmendiga. Võetakse need pigmendid välja, on sellised suured keemilise ainega vannid, kus nad ligunevad ja peale seda värvitakse need juuksed ja pannakse veel ahju.
et see uus pigment, mis seal sees on, et oleks korralikult kinnitanud, et see juukse värv nagu välja ei jookseks. Pikendus üldse kui selline alla 100 salgu ei tule. Hästi naljakas muidugi, nii pikad, jah? Ja hästi kergelt, nagu ei saa aru. Teda ei ole tunda. Jah, et nagu ta ei saa arugi, et siin midagi oleks hästi pisitsi, et sellised mingid nurlakad on. Just nii. Doktor Lauri Siiak Eurodentist hoiatas Lead, et ees ootab väga suur töö. Sellises mahus kroonide panemine võtab mitu kuud aega. Õnneks saatepäevaks saime kõik hambad suhu. Hammast vaadata. No neid nagu vahepeal ei olegi seal. Siin taga on paar tükki ja ees ainult ongi hambad. Kõige paremas korras ka pole. Siis ka suu. Pudipullega ette. Ketiga kõvasti kinni, et muidu siit võib leht panna äkki veel. Vaatame, sellised hambad on lühikeseks kulunud ja väikseks kõik. Üldse oma dimensioonid on nagu ümaraks kulunud täiesti ja tipud maas kõik. Leapõjul on natukene rohkem siin tööd hambaarstile, selles mõttes, et siin on natuke ravi rohkem, siin on juureravisid vaja teha, mis võtab aega, siin on ülesehitusi vaja teha, mis võtab natukene aega ja siis, et saada talle tõesti selline kena ja ilus ühtlane selline Hollywoodi naeratus, vajab tema juba õige mitmeid kroone ja isegi sildu siia. Et noor inimene sellist äravõetavat osalisproteesi nagu teha ei ole siin eriti mõistlik, et hammaste puudumine on suhteliselt vähene, et põhimõtteliselt on omad hambad nagu suus siin enamalt jaolt, aga need vajavad muidugi siin kõpitsemist tegemist. Et see on natukene suurem töö hambaarstile. Ja iga päev ootab osalejad Arctic spordiklubi. Et Leale sai nüüd kava tehtud selle järgi, kuidas tal saates julge muutumine, mis temaga seal nüüd täpselt tehti, ehk siis talle siis pandi uued rinnad. Ja kuna operatsioonist ei olnud väga palju mööda, siis ma just arvastasin seda, et tema just ülemise poole ehk kätte ja õlaliigeste liikumine oli suhteliselt piiratud. Ja ta andsid tunda, sest lihased ei anna venida ja ülakeha oli väga raske algust treenida. Ja kuna ta juba on väga aktiivne inimene, siis me leidsime kohe lahenduse sellele, et me ülakeha praegu nii palju ei hakanud treenima, sest suurema rõhu panime just tema alakäe treeningule, ehk siis tuharalihased, reie, esi, tagaosa, sest ka need lihased vajavad treenimist. Ma iga päev nägin teda siin, ta kunagi ei mussitanud ega kurtnud millegi üle, et ta ei taha teha või ta ei viitsiks teha, vaid ta oli alati paigas ja ta tegi kõike, mis ma talle ette ütlesin. Ta ei kaldunud sellest kõrvale, vaid pigem oli just see, et ta näitas ise initsiatiivi üles. Minu see jõusaali kogemus on üleüldse esmakordne, kuna ma ei ole kunagi julgenud jõusaali minna. Ma ei ole leidnud selleks ka vajadust, sellepärast, et ma arvasin, et mis ma seal ikka siukene peenikene teen, ma olen pooleks nende masinate peale. Täna nägite te suurte muutumiste algust. Kokku on neid, kes endale uue välimuse saavad tervelt 6. 3 kuud on juba muutumismängus osaletud ja juuni algul te näete neid kõiki täies ilus. Meie sari on Eesti tõsielusarjadest erinev selle poolest, et me ei hääleta mitte kedagi välja ega viska vette, vastupidi. Me pakume inimestele uut kena välimust, anname neile jõudu, enesekindlust ja elujulgust. Ja seda sama soovime ka teile. Elurõõmu, elujõudu ja kohtumiseni! Mida näete järgmisel nädalal? Lea on õnnelik oma uute rindadega, kuid pauk tuleb sealt, kust ei oska oodatagi. Laservisiooni kliinikus selgub, et Leal ei saagi unistuste silmaoperatsiooni teostada. Liia saab oma unistused teoks tänu doktor Merle Sellendile. Näo ringlõikus ehk lihtsalt näonaha pingutamine koos teiste protseduuridega teeb ta kindlasti 10 aastat nooremaks. Nemad muutuvad ja meie vaatame pealt. Ka järgmisel nädalal. Julge muutuda!